Tere hommikust! Tere hommikust! Olen Triinu ja täna tulen ma siis laivi sulle selle teemaga, mida minul hommikul kästi rääkida. Nagu sa tead, olen mina selles mõttes igapäevaselt sellest oravrattast väljas ja saan täna kogeda seda kohta, kuidas siis elu ise ütleb mulle, mida mul tuleb teha. See on minu jaoks täiesti uus koht. Ja täna hommikul mulle öeldi, et Triinu, sul tuleb rääkida tööst. Sul tuleb rääkida tööst ja pakkuda inimestele, kes on täna selles kohas uusi samme. Ja sellepärast ma siia laivi tulingi, et täna rääkida tööst. 10 aastat tagasi olin mina see inimene, kes läks hommikul tööle, aga väga paljudel kordadel ma tööle ei jõudnud, sest mul oli mega suur ärevus. Ma olin kiirabis. Mul oli kiirabi selles mõttes tee peale tööle, oli sellepärast, et ma ei jõudnud sinna, sest mu keha oli täiesti pinges, ma reaalselt värisesin autos. Ja ma ei jõudnud tööle väga paljudel kordadel. Ja ma istusin ja nutsin, mõtlesin, et mida ma siis teen, kui mul tööd pole. Kuidas ma siis saan hakkama, sest ma olen olnud päevaselt ju väga tubli inimene. Ma ju töötasin vanasti 24/7. Ei olnud mul aega puhata ega mängida. Ja 10 aastat tagasi kulmineerus see täpselt sinna kohta, kus elu hakkas mul seda tööd ära võtma. Hakkas ära võtma ja reaalselt just sellega, et ma ei jõudnud enam tööle minna. Kas te kujutate ette? Kui sinuga on täna sellised olukorrad, nagu minuga olid 10 aastat tagasi, ma lihtsalt läksin tööle, aga minu ärevus hakkas juba autos. Ja ma olin kiirabis lõpuks. Ja minu tööst ei tulnud välja enam mitte midagi. Tagantjärgi ma võingi öelda, et ma klammerdusin väga tugevalt töö külge. Väga tugevalt. Minu jaoks oli töö number 1. See oli nii oluline, et ma ei olnud nagu küll, et ma ei osanud ka selles mõttes mõelda, et mida ma siis teen, kui ma tööd ei tee. Ja kui sinuga on täna sellised kohad, hääl võtab ära kohe, et kui sina oled ka siin ja sind see kõnetab, siis tea, et selles mõttes elu annab sulle uusi võimalusi. Elu annab sulle uusi võimalusi ja seda just töö osas. Inimestel, kellel on ärevus, kellel on mis iganes raskus, vahet pole, on juba täna ärevuses, depressioonis ja seda just töö osas, siis ära heida meelt, sest mina jagan sulle nüüd uusi uskumusi, miks see nii on ja kuidas sellest välja tulla. Sest et kui ma 10 aastat tagasi jäin koduseks, sest et minu närvisüsteem oli nii pinges, ma ainult värisesin ja mul oli elujõudu 3 tundi, nii et kui ma hommikul ärkasin, suutsin ma teha midagigi ja ülejäänud aja veetsin ma voodis, sest mul ei olnud ressurssi, mul ei olnud eluenergiat, et minna kuhugi tööle. Elu võttis mind täiega voodisse, et ma vaataksin enda sisse ja muudaksin ära need kohad, mis vajavad muutumist. Ja see oli väga valus koht. See oli väga valus koht. Kui ma küsin sinu käest, et mida sa paned esikohale, kui sa hommikul tõused. Mina ütlesin kohe, kui ma 10 aastat tagasi keegi minu käest seda testi tegi,
töö, kõige olulisem on töö, siis ma jään ellu. Ja sealt hakkasidki minu elus uued õppetunnid, sellepärast et kui me paneme endast ettepoole töö, raha, siis elu hakkab sulle seda mingi aeg väga tugevalt peegeldama haigustena ja ta hakkab näitama sulle sinu uut teed, sinu täiesti uut teed. Ehk siis, kui minu vana mina oli selles mõttes selline rööprähkleja, sõna otseses mõttes, ma olin nagu väga hommikul silmad lahti tegin, to-do list oli ees, mis oli vaja teha, mis on järgmine. Ja kui sa oled harjunud selle elurütmiga ja hommikul enam sa ei saa seda teha, sellepärast et sa oled lihtsalt emos või mis iganes olukorras, siis sa võid kukkuda väga suurt auku, aga sa ei saa aru sellest, et see on tegelikult sinu elu õppetund. Ja just sellepärast, et sa hakkaksid tegema oma tööd. Nii et tänane hommikune nagu info, mis minu sees kohe tuli, oligi see pool, et räägi tööst. Ma ütlesin okei, teeb tööprogramm. Ma ütlesin okei. Nii et kui inimene tuleb ära sellest oravrattas jooksmisest, see tähendab seda, et tema närvisüsteem on täielikult rahunenud ja see tähendab seda, et inimene on selles kohas, kus ta väärtustab kõigepealt iseennast. Sa ei pane enam ennast nagu tööst ettepoole, vaid sina oled kõige olulisem. Ja see tähendabki seda, et kui sa teed selle shifti enda sees, siis elu hakkab sulle andma täiesti uusi asju. Sa hakkad elama täiesti uut elu. Mitte enam selles meeletus rapsimises, vaid selles, kus sa kuuled iseennast. Nii et kui keegi on veel selles olukorras, nii tundub, et mul internet läheb ära. Nii, et kui internet hakkab juba tekitama siia ja mul on hääl ka ära, siis tegelikult on juba see koht, kus on vaja siit läbi minna, sellepärast et takistused tulevad ette. Sest ma teen oma tööd täpselt nii, nagu keegi leiab mind. Et ma ei otsi, ma jagan siia oma lugu, inimesed teavad ja need, kellel on ärevus või selles mõttes tahavad elus edasi liikuda, need kirjutavad mulle. Ja mulle see eluviis väga meeldib. Ma ei saakski täna enam niimoodi joosta, sest see ei ole enam võimalik, sest närvisüsteemil on vaja anda seda kohta, et kõik oleks loomulik. Et ei ole enam nagu see, nii nagu ühiskond nõuab, et sa pead olema selgel seal ja selgel tööd tegema. Ma ei saa täna enam. Ma teen täpselt seda, kuidas minu sees tuleb siis inspiratsioon või siis kuidas mul on kliendid pandud, et kõik on nagu voolavuses. Et inimesed ise leiavad, tulevad, et siis see elurütm on mulle väga sobilik. Mina ei saa ja kui sina oled täna selles kohas, siis ka sinul tuleb aru saada, et ka sinul tuleb muuta oma elurütmi. Teha tööd, olla ühenduses oma loomuliku elurütmiga. Ja loomulik elurütm tähendab seda, et sa kõigepealt puhkad välja. Sa oled täielikult nagu sinu vundament on täiesti nagu korras. Nii et kõik need eluõppetunnid, mida mina elud sain, oli just märk sellest, et minu vundament ei olnud korras. Ma ei pannud kunagi ennast esikohale, mitte kunagi. Ja sellest ka kõik need õppetunnid, sest elu hakkab sind juhatama tahes-tahtmata õigele rajale, kui sa pole sinnani jõudnud. Nii et
kui ma täna teen ka veel ühte teist programmi, kus on inimesed, kus ma tegelen tšakratega ja siis ma just õhtuti loen nagu neid raamatuid, tšakraravi on üks väga võimas, kus ma saan jälle uut infot anda, sest et kui meie energiakeskused töötavad, siis on inimesel mega palju eluenergiat. Aga kui nad ei tööta, siis seal on sees negatiivsed uskumused. Ja kuna mind huvitavad just see pool, et kus inimesed on täna kinni, siis minul oli täna plaan teha tegelikult live, et ma räägin tšakratest. Ja just inimestele, kes on nagu vastuvõtmises, kes on selles osas vastuvõtmised, sest et väga paljud inimesed ei olegi sinnani jõudnud ja see on okei, see on täiesti okei. Mina lihtsalt räägin sulle seda, kuidas mina tervenesin ära ärevusest, depressioonist ja ainuüksi sellega, et ma hakkasin iseenda sees olevaid blokeeringuid vabastama. Ja kui sind ka muidugi tšakrad huvitavad, siis sa võid mulle samamoodi tšakrates ka küsida, sest et kui inimesel on blokeeringud alateadlikud, need on nagu hingelised blokeeringud, kus ta näiteks eile oli seanss, kus siis hing tahtis jagada oma tõde, aga ta oli teinud otsuse, et ma seda ei tee mitte kunagi. Ehk siis hinge tasandil oli tehtud blokeering, et ma ei tee seda mitte kunagi. Nii et sa selles mõttes vaataksid oma sisse, et vahet pole, mis sul on täna, kas sul on, mis on sinu tervisega. Tervis on number 1, mis annab meile märku, kui sul pole eluenergiat. Kui sa oled vales kohas, valel ajal või teed valet asja, sinu vundament ei ole korras, siis lihtsalt sinu tervis kannatab sellel. Nii et töö on number 1, mille uskumusi me hakkame muutma. Ma panen siia alla sulle laivi ja kui sul tunned, et sa nagu tahad ka tšakratest rohkem teada, siis kirjuta täpselt samamoodi. Ehk siis, sest meil on tehtud hinge tasandil sellised valusad õppetunnid on, kus me oleme jaganud mitte võib-olla, vaid väga kindlasti eelmistes eludes valgust, armastust, aga täna me tunneme, et sa tahad seda teha, aga sa ei julge minna laivi, sa ei julge oma tõde jagada, nii nagu ka mina ei julgenud jagada ju aastaid. Nii täna võetakse mul täiesti hääl ära, ma ei tea, mis siin taga on veel, pärast vaatan. Ja just sellepärast, et inimesed hakkaksid vaatama iseenda sisse, mis nende sees toimub. Minu eesmärk on täna elada aususes, ehedana, jagada oma tõde. Jagada oma tõde, kuidas välja saada ärevusest, depressioonist, kilpnäärme ületalitusest, veenilaienditest ja kõike seda tabletivabalt. Sest keha lihtsalt annab märku sulle. Keha ei valeta sulle. Kui sina ei ole oma elu teel, siis keha lihtsalt hakkab karjuma. Ja ta karjub nii kaua, kui sa hakkad jõudma iseendani, oma loomuliku elurütmini, oma loomuliku eluni ja tegema oma asja. Ta nii kaua karjub. Nii et, ja kui sa oled sealt nagu maha tulnud, siis sa hakkad saama sõnumeid. Et sa ei ole selles mõttes nagu siin selles programmis, et ma pean ise hakkama saama, vaid sa tead seda, et sa oled juhendatud kõrgemate jõudude poolt ja sa liigud kogu aeg edasi. Aga kui sa ei julge edasi liikuda, siis on vaja tegeleda selle energiaga. Nii, mitu asja korraga, jälle siin jagan sulle infot, et mis iganes koht sinus on täna. Et kas sa oled stressis, töö pärast, oled stressis üldse, et pole eluenergiat, mis iganes koht sul täna on, siis tuleb ainult, kas te kujutad, et ainult see koht iseenda sees muuta ja eluenergia läheb liikuma. Ja ongi kõik. Mõelge, kui
kaua pidin ma otsima seda tõde, et kui ma ennem kogu aeg survestasin, push isin ennast taga, sa pead seda tegema, sa pead seda tegema, pead seda tegema. Tegelikult ei pea midagi tegema. Et kuna väärtus on inimestel, kes läbi põlevad tegutsemisel, aga tegelikult on väärtus olemisel ja alateaduses on vaja neid lihtsalt korda panna. Ja samamoodi, kui sa oled selles rööprähklemises, siis see tähendab tegelikult seda, et sul ei ole loovust. Su loovus on kinni, sellepärast et see tööorja muster võib olla sinu jaoks nii tugevalt ees, ehk siis see ellujäämine. Ja sa ei kuule iseenda kõrgemat mina. Ja siis keha lihtsalt hakkab rääkima sinuga. Nii et mis iganes teema sul on, kirjuta julgelt, sest mina olen voolus ja mina elan täna täiesti teistmoodi. Ja need, kes siis tahavad tulla tegelema tööga, sest see oli see pool, mis mul siis anti täna, mul tuleb rääkida tööst. Et kui töö tekitab ärevust, siis hakkame tegelema tööuskumustega. Panen siia alla info, et sa selles mõttes teaksid, et töö on see, mis vajab siis tegelikult nagu ümberkodeerimist. Et töö ei ole kõige olulisem, vaid sina oled esimene. Aga kui alateaduses me seda programmi pole ära muutnud, siis me ei suuda seda jõuga muuta. Meil on vaja teha alateaduses ära see shift, sest alateadvus juhib inimest 95% ja kui alateadvus on ellujäämises, närvisüsteem on pinges, siis on vaja just tõmmata käsi pidurit, tulla maha sealt, hakata vaatama elu suuremalt, kes mina olen, mida mul siin tuleb teha. Nii et aitan neid inimesi, kes siis tahavad jõuda töö osas järgmisele teadvuse tasandile. Nii et kui sind kõnetas, siis sa tead, panen siia alla lingi ja sa saad registreerida. Praegust on seal varajas ärkaja pilet. Alustame 29. aprill ja hakkame grupis seda tegema. Aga rahakoolitus veel ka käib, kes siis tahavad, sellel nädalal tuleb 4. live ja siis hakkame rääkima muretsemisest. Kuidas me muretseme endale igasuguseid asju ja kuidas me paneme sellega rahaenergia kinni. Ja kõike jagan sulle läbi iseenda teadlikkuse, mida mina olen endal muutnud. Aga mõnusat nädalat kõigile. Tšau ka!